õnnelikku, loomingulist ja lennukat uut aastat teile! Meie siin Tallinna Televisioonis oleme juba 5 aastat otsinud teed Eesti kultuuri juurde. Olgu see siis saalis või pühamus, tehases või tänaval, pööningul või varemete vahel, metsas või väljakul. Vaata, mu kunst on väga lihtne. Lihtsat asja sa pead suutma selle viimse piirini lihtsaks mõtelda. Tunda ka muidugi. Ja see on tegelikult sisuliselt seletades kogu mu elumeetod. Mitte ainult kunsti tegemise. Ma elan siin ka, vean võimalikult lihtsaks seda teha. Võib-olla teine oleks siia teinud mingisuguse kivilabürindi, aga ma tõin välja need seal ainult 5, 6, 7, 8 erilist kivi, mis ma oma siin elatud elu jooksul olen siit maad parandades leidnud ja siis need sinna välja toonud. Üks tuli küll liivakoormaga. Mul ei olnud minu riistakastis, tööriistakastis, ei mõtlemises, kujutlemises ega ka selles kättesaadavast tegelemises. Mul ei olnud ju seda kunstniku professionaalset käsitöö kogemust. Vaata, kui sind on kasvatatud maast madalast lapsest hällist saati juba geeniusena, et sust saab suur kunstnik, sul on ju ristakast kõiksugu võimalikke pudi-padi asju täis ja lõpuks tihti on, nagu ma praegust võin ütelda, et tihti kaotatakse orienteerumine selles suures paljuses ja inimene saab vahel üsna vanaks ja ei teagi, kus poole pöörata. Mul seda häda ei olnud. 5 aastat Tallinna Televisiooni. 5 aastat see on paras lasteaia juubel. Aga laps on sellel juubelil väga tõsine. Ta saab juba aru oma isiksuse tähtsusest ja pahandab, kui teda tögatakse. Lehitseme selle 5-aastase mudilase albumit, ikka vanemliku heatahtlikkusega. Aga samas ma tunnen ja juba ma arvan, et 10 aastat või rohkemgi seda, et hakkab kaduma see mahlakas eesti keele võimalusi kasutav kõnepruuk. Ütleme, ajakirjanikel, nad ei tea enam, kui äkki tuleb moodi mingi, et nüüd kõik põrutasid kuskile, äkki põrutavad ja seljatavad pidevalt, haigusi seljatatakse, mida kõiki tüdrukud seljatasid poisse lugemisel, taevakene, ja seda tehakse tõsimeeli, et sõnade tähendust nagu ei mõisteta ja minu meelest eesti keel on ju väga rikas just igasuguste kõnekäändude ja personifikatsioonide kõige poolest, et kas või vaadata Tallinna vanalinna, mis siin kõik on, pikk jalg, lühike jalg, vanaturru kael, niivõrd vahvaid kohanimesid, mida rahvas lihtsalt on võrrelnud ja leidnud sarnasusi ja puha, et sõnu nagu Laisk-Liisu ja Välgu Mihkel ja mida kõike ei leiutatud, et loovus on tegelikult igas inimeses sees, midagi ta oskab, ka see, kes võib-olla on tõepoolest düsgraafikalduvustega, aga tal on mingid mõtted, tal on mingi niisugune omad oskused, et need tuleb nagu üles leida ja et inimene ei uinutaks neid. On võimalus muidugi igasugust loovust uinutada, panna ainult tisnikad peale ja aitab vaata, nii palju ikka lugeda oskad, et neid koomiksi mulli tekste loed ja ongi kõik. Aga see, et Eesti lapsed on tegelikult väga loov. Ma loodan, et see nii jääb. Tiit sündis koos nähtusega, millel nimeks Tallinn Euroopa kultuuripealinn. Oli idee Tallinnast, mis oleks avatud kultuurile, sallivusele, merele. Ja nii künti talvekülmas maha rada, mida nimetati kultuurikilomeetriks. Ja sealt me oma mõttelise meetri lõikasime, kultuurimeetri nime. Kes on need meie? Eneken Laugen, Tartus ja Pariisis Sorbonnis õppinud kunstiteadlane tuli meie kunstiajuks.
Teda mahitas dokumentalist ja elukunstnik Õnne Luha, kes oli ETV taustaga operaator ja sai meie saate režissööriks. Ei möödu aastatki, kui Õnne saab kultuurimürgituse ja režissöörina tuleb juurde Aleksei Mutovkin, kes Balti meediakoolis õppinud, tahab filmi teha, raamatut kirjutada, kui vaja, monteerib ja intervjueerib. Minu esimene armastus oli Eesti Raadio. 30 aastat raadios andis kõva kultuurikooli, aga vormis ka ettekujutuse televisioonist, mis oli edevate, enesekesksete kreemipurgi inimeste kogunemiskoht. Ja siis ühel hetkel minu jaoks raadio on surnud, elagu televisioon. Mis muud, kui võtan oma tiugu ja kandle ehk ajakirjaniku teadmised teatrist, keelest, kirjandusest ning toimetaja kogemuse ja kultuurisuhete pagasi ja hüppan puudritopside maailma. Kutsujaks raadiomees Jüri Raudsepp, tollane Tallinna televisiooni juht. Algab kultuurimeetri ajastu. 2 saadet nädalas. Me olime nagu kunstnik Urmas Viigi papist ja markidest Hummer, mille sündi käisime filmimas. Mänguauto, mis üritas teha nägu, et on maantehirm. Aastal 1988 oli isa Austraalias maailma EXPO näitusel eksperdina tööl ja koostöös sealsete kolleegidega tekkis neil idee luua maailma hapnikufond. Ja isa eestvedamisel oli valminud üks mark, maailma hapnikufondi mark. Ja selle margi idee oli, et panna kogu maailma elanikkonda mõtlema keskkonnaprobleemide üle, et tegelikult iga selle planeedi elanik peaks midagi tegema selle heaks, et elu siin maa peal kestma jääks. Ja see oleks nagu sümboolne selline kinnitus, et kui inimene ostab siis $1 eest selle margi endale, siis ta on ka selle hapnikufondi liige ja ühtlasi on teinud ära midagi maailma looduse heaks. Markide kogu summa realiseerimise korral on ju Hummeri hind. See ongi nagu selle asja nagu üks point, et kui me nüüd suudaksime või kui see sama Heino Luik oleks nüüd kunagi suutnud $1 maha müüa, siis ta oleks saanud kokku sellise summa, mis aastal 2010 Hummeri eest küsitakse, aastal 2010 kevadel. Nii et jah, et siin on palju raha selle objekti külles kinni. Kas Savisaare televisioonis tehakse kultuurisaateid? Ei või olla. Seal on ju ainult meedia keskpunkt. Kuulutab piduline uusaastalauas, kes ise pole meid kordagi vaadanud. Las ma räägin. Meil on vähe sellest, et 2,5 tunnist saadet nädalas on. Kohe on vaja viskuda laulupeo ettevalmistuse protsessi, kirjandusfestivalile head read, mis ahvatleb oma esinejatega. Rääkimata Birgitta festivalist, kus salvestasime juba enne, kui Tallinna televisioon eetrissegi jõudis. Selles oli suur annus meie kunagise tehnikajuhi Artur Grandströmi energiat. Kohati tundus, et ta soovib filmida kõike, mis liigub. Aga kuna liikumine toimus kultuurivallas, siis tegime selle protsessi rõõmsalt kaasa. Ja nii olemegi käinud 2 laulupeol, 5 kirjandusfestivalil head read, 5 kuldsel maskil ja loomulikult Birgittal. See, mis laulupeol juhtus, kogu see kontsert, aga ka tantsupidu, see jääb meelde eluks ajaks ja võib-olla helilooja vaatevinklist vaadatuna, siis sellised asjad ehk juhtuvadki üks kord elus. Kui koor on su pill, kas see esitab mingisuguseid nõudmisi ka teistsuguseid, kui sul on orkester pilliks? Mina ise tunnen, et selline laulvus või üleüldse selline abstraktne laul, et ma püüan seda alati kanda oma muusikasse, hoolimata sellest, kas tegemist on sellise lauluga, kus on sõnad või on hoopis instrumentaalse muusikaga, et see laulvus, see on mulle tähtis. Ma mõtlen selle laulupeolaulule puudutusele.
see sai ju alguse tegelikult sõnadest ja ma tundsin, et minu muusika on selle teksti teenistuses ja see tekst juba iseenesest oli niivõrd musikaalne ja niivõrd kaunis, et mul jäi ainult sellele alluda. Meie laulu- ja tantsupeo huvist on välja kasvanud kena traditsioon üle kanda kooriühingu aastaauhinna galat. Trafaretne lause ilu päästab maailma, aga mind küll ilu väga puudutab. Minu arvates tuleb tegeleda väärtuslike asjadega. Et ei ole mõtet oma aega raisata kolmandajärguliste asjade peale, kui on võimalus teha esimese järgulisi asju. Ma ei saaks öelda, et ma olen nagu kõigesööja, sugugi mitte, aga ma naudin väga erinevaid asju ja ma olen märganud, et just iseenda muusikaliste tegevuste puhul ma naudin kõige rohkem seda, mida ma parasjagu hetkel teen. Ehk täna on see teos, kuu aja pärast on see üks järgmine teos. No kuidas ma neid tagantjärele võrdlen, milline nauding see nüüd kuidagi rohkem kaalus või magusam on? Siinkohal on paslik öelda suur tänu Krista Kaerale ja Kirjanike Liidule, Eriklassile ja Tallinna Filharmooniale, Svetlana Jantsekule ja Kuldsele Maskile, Aet Maadele ja Laulupeo sihtasutusele, Karin Paulusele ja Disainifestivalile, Raivo Põldmaale ja Tallinna Linnateatrile, kes meid on usaldanud, kui tegime oma esimesi arglikke katsetusi. Ma saan aru, et minu enda sees ka midagi nagu püüab mingisugustele ootustele vastu minna, et näed, et kusagil. Aga siis on üks kummaline moment tuleb juurde, et niimoodi nagu lavastaja X või nagu teatris Y, niimoodi ma ei taha. Sellepärast, et see on ju kas siis epikoonlus või on see järelahvimine, ninaga tuule nuusutamine ja konjunktuur, eks ole, või kuidas me seda nimetame, lõpuks on kõik üks sama pask, ütleks Komissarov. Et ma mõtlen see järgi tegemine, eks ole, see mitte originaal, vaid järgi tegemine. See on ju kõik, et maailmas nii tohutult palju. See tohutult palju ju on seda. Nii et lihtsalt paljud ei tea või see ei ole teema. Aga lihtsalt hakata karva vahetama ja hakata see karv on moes. See karv on moes ja paneme seda värvi püksid jalga või seda värvi ülikond selga, sest see on hetkel nagu see kuidagi ime, ei taha seda panna. Ei taha panna seda. Just nimelt sellepärast, et see on moes. Kui ta moest ära läheks, võt siis paneks. Aga moega kaasa joosta kuidagi nagu ei taha. Ja alati pole ka moes asi, on ka mingid suuremad muutused. Ma ei räägi mitte moest ja trendist, vaid üldse, eks ole, teater ju ta ka nii-öelda muutub, et ta teravik võib vahel tervikuna minna natuke või mingi uus moment asja juures, et vahel mõnda asja lihtsalt ei taha teha, kuigi saad aru küll, et isegi et peaks ja võib-olla olekski õige. Üks vana teletegija, kultuuritoimetaja tunnistab, et meie kunstisaade olla nii põhjalik, et tal pole pärast seda enam kunstimuuseumisse asja. Oli seda nüüd vaja. Aga ju ta poleks nagunii aega leidnud näitusele minna, arvan ma. Kui Tallinna Televisioon alustas, oli üks meie esimesi käike Siri Helme juurde kunstimuuseumisse. Tänaseks on kunstisaadetest kujunenud meie üks tõsiseid kaubamärke ja Kumu, Kadrioru, Niguliste, Mikkeli ja Adamson Eeriku muuseumi kunstiteadlastest on saanud meie head sõbrad, koostööpartnerid. Vaikselt susiseb asi ka Tallinna kunstihoonega. Kuidas olla televisioonis hariv ja põhjalik? See on, kui serveeriks paraja portsu kuuma jäätist. Aga see on võimalik, kui küsija tunneb valdkonda ja ei soovi olla ise kunstisaali esieksponaat. Oluline on ka see, et kaaluka näituse jaoks oleks aega. Seksikas 2 minuti klipp ei ole roos kultuurimeetri tordi peal. Selleks on teised tordid.
Kui palju te suhestute selle tänase päeva tingeltangeliga, mis siit teatriseinte vahelt väljas toimub? No klassikaline teos ongi selle poolest suur, et ta igal ajastule kõneleb midagi. Ja see on üks võimalus inimestel mitte ainult tingeltangelit vaadata ka ütleme, läbi selle lavastuse, läbi selle näidend ja läbi selle lavastuse prisma, vaid vaadata ka endasse. Et seda sellesse tingeltangelisse, mis igas inimeses endast on. Sealt hakkab see väline tingeltangel pihta. Ütleme, Tartuffe on Comédie Française'is kõige enam mängitud Molière'i näidend üldse läbi sajandite. Kes on Molière'iga tuttav ja kes on lugenud seda teost, ei ole ju mingi saladus, et peateema on silmakirjalikkus, kontrasiirus, kusjuures silmakirjalikkus, kuidas öelda, käsitleb nagu religioosset maailma mõnes mõttes, aga silmakirjalikkus seda teost avades ja näitlejatega lahti mängides saad aru, et silmakirjalik võib olla ükskõik kes. Silmakirjalikkus kui pahe, kui midagi, mis on mitte ainult ohtlik, vaid ka naljakas, et see on meile olnud, et avada kõikide tegelaste puhul see silmakirjalikkuse mõju. Seda kahtlustust mul uskuda on raske. Nii puhas vaga hing. Kas nime siis? Eestis on juba tubli avalik õiguslik. Milleks veel teiesuguseid? Võttele tulete nagu santlaagrid, pole valgustajad, helimest, puuderdajad, koostab asjatundliku maksumaksja kaadritavune hääl. Küsimus on ebameeldiv, ei pööra sellele tähelepanu. Tuleb oma juttu edasi jaurata nagu parimatel esinejatel kombeks. Kultuuripealine aasta tõi Tallinna kultuuriskeenele palju ebatavalist. Ehitati klaasist mull Vabaduse platsile, kus kultuurikorüfeed südatalvel suvitasid. Lapsed tagusid tänavalt tünne ja tegid põrgulärmi. Ukrainlased ehitasid noalaeva, norralased mängisid Eesti kunstnike klaaspillidel, indiaanlased tantsisid Pirita kloostris, pimedad tegid näituse nägijatele. Rääkimata kunstnike teatrikatsetustest ja ambitsioonikatest välisnäitustest meie kunstikantsis Kumus. See kõik inspireeris meidki otsima seda, mis ei ole veel etableerunud. Üks selliseid just nagu skvotitud kohti oli kultuuritehas vanas Polumeeri majas ja EKKM kultuurikatla veerel. Neid tegemisi kultuuritehase nime all näitasid ilmarahvale meie kanalis kunstnikud Sandra Jõgeva ja Minna Hint. Jõuti ka Pärnusse, Lõuna-Eestisse, kultuuripunktidesse ja loomemajadesse, rääkimata Tallinna salapaikadest. Põhjal saatsid külalised välja, nad käisid siin ka just näitust vaatamas Hispaaniast, Venemaalt ja siis üks eestlanna oli kaasas. Seest iseenesest kasvamise tunde peal on ta nagu üles ehitatud ja ta on, kuna ta on oma majapidamise peal ja tõesti nagu oma magamistoast, et galerii, et muidugi laias maailmas on neid palju, kortergalerii nime all on. Ei tohi nagu reklaami teha. Et siis inimesed tulevad. Igatahes Karvaste ja Suleliste laigalerii oli rõõmsalt esindatud. Kultuuritehas pakkus konservatiivsemale toimetajale arenemisrõõmu ja ehk vaatas mõni skvotter üle hulga aja esimest korda telekast, kuidas ta esineb. See kõik kuulub rubriiki, võimalik ainult Tallinna televisioonis. Veel üks koolitöö, mis sündis koos Tartu üliõpilaste teatriteadlastega. Asja käivitasime koos Ott Karuliniga, kes Tartu Ülikoolis teatrikriitika seminari pidas. Et esimestest telekatsetustest sünnivad väärtuslikud teatriportreed helilooja Helena Tulvest, teatrikunstnik Riina Tektarenkost, kirjanik Jaan Kausist ja multimeediakunstnik Taavi Varmist on igati küünlaid väärt pidu. Isegi pika staažiga kultuuritoimetaja jaoks. Kui teatrid üles lugeda, kus meil on olnud jutupuhumise võimalus ja soov, siis suur tänu koostööst Eesti Draamateater, Estonia, Tallinna Linnateater, Teatrum, Von Kraal, Vene teater, Vanemuine, Vabalava. No võt teater on niisugune tinglikkuse kunst, et seal ei ole miski pole päris. Seal on kõik on natukene võlts
ja ka peaasi, et ta jätab et ta loob õige tunde, et sa tunned, et see on hiiu keel ja selles mõttes tänu näitlejatele muidugi absoluutselt, kes võtsid asja väga tõsiselt ja õppisid kohe ja kuulasid lindistusi ja me käisime Hiiumaal seal rääkimas ja eks ma ise ka ikka püüdsin nagu kuidagi seda asja joone peal hoida ja lihtsalt see materjal, mis oli, need kirjad ja see ümbrus ja see aeg, et ta ma ei saanud seda teisiti kirjutada kui hiiu keeles, et see oli minu poolt ka nagu minu selline armastusavaldus Hiiumaale, et mis minul taga enam, aga eks ta siis elab, kui elab, siis ta elab ju teiste peades ja südametes või siis laval, see on hoopis isemoodi vahva see laval elamine, teksti elamine. Aga kunstis üldse on see, et ikka teha on palju huvitavam kui vaadata või tarbida või et see teatri tegemine on küll midagi väga põnevat, jah. Olen kuulnud lugu pastorist, kes valmistas igaks pühapäevaks ette jutluse. Ta pidas selle kas või ühele kuulajale, aga vahel ka päris tühjale kirikule. Tema jaoks oli oluline, et kirikus kõlaks Jumala sõna. See juhtus ühel Eesti saarel. Juhtus see nõukogude ajal või oli juba Eesti aeg, ei mäleta. Teie Jumala sõna on Edgar ja Keskerakond, ütleb Rahva Hääl neti kommentaaris. Tema jaoks on isegi number 5 Tallinna Televisiooni päises võtmas ratastooli kuju. Kuidas see piibel ütleski? Andke keisrile, mis keisri oma tagasi ja Jumalale Jumala oma. Teeme oma kultuurisaateid teadmisega, et maksumaksja raha kurjalt ei kuluta. Olgu või 2 vaatajat või 200 või 2000 või 20 000. Kultuurimälu tarbeks oleme salve saanud üle 120 tunni kultuurilugu, aga täna ei ole meie meeskond ainuke, kes kultuurisaateid Tallinna Televisioonis teeb. On Majade ajas, on muuseumirott, on teatrijutud, mis sünnivad juba teistes kooslustes. Milline on see teie saate formaat? Formaati pole. Formaat ei sobi kultuuriga kokku. Iga kultuurinähtus esitab oma formaadi, loob selle oma sisu ja vormiga. Mismoodi on su vaimu seis, ei seisa nigu? Kas tõstab peata ükskord meis kui väike tigu, kirjutab luuletaja. Kõik on muutunud, seda ma tahtsin ütelda. Olme on muutunud, kujutlused elust on muutunud ja võimalused on muutunud. Kõigepealt see piiride lahtisus. Mõelge, et mina sain välispassi 89. aastal. Siis te olite kuivana? Ma olin siis 52 aastane. Et see kõik on muutunud ja seda on praegu väga raske ette kujutada, samas on see siiski ühiskonna jaoks šokk. Tuli nii kiiresti, et sellega ei ole kohanetud. Üks asi on hämarad väärtushinnangud või see ei ole nagu kindlat pinda jalge all, aga teine asi, mis mind on kohutavalt häirinud ja ma olen ka teie artiklitest tuge saanud selles osas, on see selline mustvalge maailm, et me ei suuda enam justkui mõelda, me tahame, et kõik on nagu lihtsalt ette antud, et sina oled hea ja sina oled halb. Mustvalge mõtlemine on manipulatsioonitehnika ja see on täiesti teaduslikult. Muuseas, keeleteaduse väga otsese abiga on see teaduseks kujundatud nii heas mõttes, et see on analüüsitud, et kuidas see töötab. Ameerikas 1900-ndatel ja 10. aastatel, nii et selle tehnika kasutamise kasulikkus, mõjuvus on 100 aastat täiesti selge. Kõigepealt pannakse sulle silt ja siis selle sildi järgi hakatakse nii sind ennast töötlema kui ka kõiki teisi töötlema sinusse suhtumiselt. Et tal on ju selline silt ja see toimib Eesti ühiskonnas erakordselt halastamatult ja minu meelest ka väga tõhusalt. Üks mis kindel. Elu tuleb elada nii, et poleks piinavalt valus mõttetult elatud minutite pärast. Mäletate seda kurikuulsat tsitaati? No meie võime oma 5 Tallinna Televisiooni aastale südamerahuga panna pealkirjaks, kuidas karastus teras.
igatahes kuulmiseni ja kohtumiseni juba nädala pärast. Ja veel kord, head uut aastat!